Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tervist! Täna te siin kahjuks Ahtot ei näe, sellepärast et teda ei ole. Aga annan oma parima, et asendada teda ideaalselt ja olen siia palunud ka külalise. Ja tere! Tere! Et kõigepealt, kas sa tutvustad ennast järsku ise meie kuulajatele, et siis on nagu õigem? Aitäh kutsumast! Mina olen Merli Keerup, olen ema 3 väiksele lapsele, olen ettevõtja, investor ja rahatarkuse entusiast. Nii tore! Just. Et oleme ka mõelnud siin, et pereemad vajavad inspiratsiooni ja ma saan aru, sina oled enne meid palju mõelnud sellele, on nii, jah? Ja see on kuidagi kogemuse jagamine, jah? Õigus, sa oled ju ema, kes sinule inspiratsiooni andis? Siin on mitu asja koos, et ma arvan, et esimene osa on antikangelased, ehk siis näes, kuidas teised on teinud asju ja mille tulemusega nad ise rahul ei ole, ehk siis asjad, mida ei saa vältida. Ja teine on siis pereemad, kellel täiesti päriselt ongi läinud väga hästi. Oot, antikangelane on see pereema, kellel läks väga-väga halvasti. Just. Oota, kas selles mõttes, et kumbasid siis nagu rohkem on neid pereemasid, kellel läks väga-väga hästi või neid, kellel läks väga-väga halvasti? No sotsiaalmeedias enamasti küsivad abi ikkagi need, kellel on halvasti. Need, kellel on hästi, tihtilugu ei räägi üldse enda kogemusest, aga just seda kogemust ongi vaja kõigile. Need, kellel hästi on, need ei vaja abi ju, see on loogiline, et ta mitte kuskil ei küsi ju. No kellel on hästi, ta võib-olla ei vaja abi, aga ta vajaks võib-olla lisatuge sellist, et mõtteid või lahendusi, mida võiks ka tema proovida ja katsetada. Hästi, kas sulle sobib, et me räägiks näiteks, ütleme meie nii-öelda teema on, et kuidas siis inspireerida pereemasid, kellel võib-olla veel ei lähe hästi ja inspireerida siis selles, et nad saaksid hästi hakkama milles? Finantsiliselt. Arukas, planeerimine, investeeringud. Et raha oleks? Et raha puudumine ei mõjutaks elu. Okei, aga raha tuleb ju... Kust raha tuleb? Raha tuleb seina seest. Oota, kus kohast pereema raha saab? Ma ei kohe, sul on mingi teadmine selle kohta. No, ega pereema sissetulekud ei pruugi olla väga palju erinevad kui mitte pereemal. Ehk siis enamasti on ikkagi ju töötasu, pluss siis võib-olla mingid toetused, pluss siis lisaks investeeringud, mis tagasi toovad juba raha. Mitte pereema on pereisa? No sa ütlesid, et ei pruugi olla nagu mitte, sa tõid mitte pereema ja siis on pereema, eks ole. Mitte pereema on siis nagu mingisugune mees. See võib ka olla naine, kellel ei ole veel pesakonda, kelle eest hoolitseda. Hästi, ühesõnaga, meie räägime nendest pereemadest, et neil oleks siis sellist elu oleks nagu rahalises mõttes turvaline, kas niimoodi? Jah, et püsiks rahamugavus või saavutaks selle. Sa ütlesid ühe väga ägeda, kas oligi rahamugavus oligi rahamugavus, oli see lahe, see uus termin, mis me täna ära õpime, rahamugavus. No mis asi on rahamugavus? Rahamugavus võib-olla on kõige lihtsam selgitada läbi selle, et see on rahaärevuse vastand. Mis on rahaärevus? No loogiline küsimus, et rahamugavus ei ole rahaärevus. See on nagu kinnisvara. See vastand just sellele. Et kinnisvaras on selline, keerulised mõisted. Ma tahan ka, et meil on ka oma terminid siin kinnisvara maailmas, et rajatis on hoone, mis ei ole ehitis. Jah. Et sa defineerid läbi selle, et sa annad selle asja mõtte niimoodi läbi selle teise, et läbi rahaärevus, et mulle tundub, et ei ole piisav, aga hästi, seleta ära, mis asi on rahaärevus. Jah, lähen vaatame siis, mis on rahaärevus. Rahaärevus on see, kus kohas juhul, kui ühel kuul näiteks kodus lähevad katki korraga mitu kallist suuremat koduelektroonikat, või siis on vaja ära maksta näiteks liisingu jääk või ühesõnaga mingi suurem summa, et selle, või isegi nagu näiteks hambaravi, mis on ka täna hästi kallis, et selle raha kokku saamine, kui on rahaärevus, siis ilmselgelt see põhjustab ärevust, aga kui on rahamugavus, siis sellisel juhul on kahju maksta, aga sul on vähemalt koht, kus kohas seda võtta. Ja see ei põhjusta sellist nii-öelda unetut tööd selle pealt, et just need mõtted, et kus kohast ma selle raha nüüd kõik kokku peaksin saama. Mul on rahaärevus hoopis teine definitsioon. Nii? Mina tean, et on 2 sorti rahaärevust, et siis kui nagu ei ole üldse või on liiga palju.
mõlemad ajavad hirmsasti värvi. Kas see ei ole rahaärevus selles mõistes, et on liiga palju? Kui raha on liiga palju, siis see ei ole enam rahaärevus, vaid siis tuleks minna nõustumisele, kus kohast, mis aitaks edasi leida viisid, kuidas see sama raha panna kasvama, et inflatsiooni sööks ära selle. Hästi, ühesõnaga me aitame inimesi, kes muretsevad või mitte ei muretse isegi, vaid kellel läheb pesumasin katki, neil pole enam raha, me tahame nagu sellest olukorrast vältida. Ja raha mugavus tekib siis, et sul on alati raha, et soetada endale pesumasin. Jah. Nii, aga kui palju neid inimesi siis on, kes pesumasinad? Liisingud, järelmaksud? Need on need kõige kurvemad asjad. Eriti need nulle intressiga liisingud. Okei. Sest seal on see emotsioon sees, et ma võin täna selle liisingusse võtta, vaid ei ole, ma tulevikus maksan või ei maksa rohkem mitte midagi selle peale, aga kui inimene ei ole suutnud varem seda summat koguda, siis tegelikult järgnevad kuud või isegi aastad võib pere eelarve minna või inimese eelarve minna niivõrd sassi, et ei suudagi ära maksta seda. Ja nullintressiga asjadel on viivised korralikult peal. No äkene küll, see läheb nii, me proovime nagu, rääkida, see juba intress ja viivis, see läheb väga niimoodi keeruliseks kätte ära. Et proovime kuidagi niimoodi, et raha ärevuse vastand oli raha mugavus. Ja siis raha mugavus, et sa pere emad õpivad siis ennast mugavalt tundma, et neil on siis nagu piisavalt kontol. Kas nii? No kui see raha lihtsalt on kontol, siis on natuke kurb, et midagi peaks ikkagi tegema selle. Kontol ka ei tohi olla. Mis see lahendus, mis see mugav on siis? Kontol ei tohi olla, mugav on siis, kui kontol ei ole. Ei, selles mõttes raha mugavus, kui raha on kontol, see on juba klaar. Aga nüüd peaks vaatama edasi, mis on need targad valikud, mis selle rahaga edasi teha. Oota, kas mugavus on siis juba käes, kui on kontol? Ja kui tuleb veel selles mõttes, et ei ole nagu selline ühekordne suurem laekumine kuskilt pärandi või millegi kaudu, vaid et on selline stabiilne, regulaarne sissetulek, mis katab ära kõik vajadused, pluss, et saab raha veel kõrvale panna. No pärandit regulaarselt ei tule, ma olen aru. No ma loodaks. Väga õige. Kui saab kogu sugupõsa. No oleneb, kas nad, jah. Aga hästi, kui palju on nagu selliseid inimesi, keda sa siis nagu või kas keegi on kuidagi mõõtnud, et kui palju on näiteks Eestis, kui palju on raha mugavuses elavaid pereemasid umbes niimoodi ja palju on raha ärevuses elavaid pereemasid. Ma ei tea isegi palju pereemasid, ütleme, et kas need on nagu pooled või numbreid pole vaja, et kas on nagu, kui palju on neid inimesi, kes vaevlevad raha mugavusetuse ehk raha ärevuse käes, et nagu, kas on nagu tuhandeid, kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid? Eestis mõõdetakse, perede osas, ma ei ole päris kindel, aga Eestis mõõdetakse küll statistikat. Statistika, mis näitab seda, et kui palju inimesi elavad absoluutses vaesuses, suhtelises vaesuses ja nii edasi. Iseenesest tore on see, et viimase 25-30 aastaga on see number läinud oluliselt paremaks. Ehk et kui milleeniumil oli iga 3. inimene absoluutses vaesuses, mis tähendab seda, et kuna see milleenium oli 25 aastat tagasi? 25 aastat tagasi oli iga 3. inimene absoluutselt vaene? Jah, mis tähendab seda, et tema baasvajadused olid katmata. Ehk siis tal ei olnud kas riideid, toitu, elukohta või ühesõnaga kõik see, mis meil on tavapärane eluks vajalik. Nii, ja nüüd on nagu see olukord läinud paremaks? Nüüd on see olukord läinud paremaks. Ma päris numbrit peast ei mäleta, aga kas oli 3-10 midagi sellist, ehk siis iga 10. keskelt läbi. Iga 10. inimene on, kellel puuduvad eluks vajalikud vahendid selleks, et enda baasvajaduse katta. Äsku nad tahavadki niimoodi elada, äsku neil on mingisugused muud niisugused probleemid, et kas on see kindel, et nad on nagu päris, kuidas see, sa räägid eelkõige naistest, eks ju, et kas see naine... Ei, see on üleüldine statistika. Okei, iga 10. inimene, et kas nad nagu reaalselt abi vajavad üldse või tahavad abi või tahavad seda vastu võtta, et kuidas see nagu on, et... Jah, vaata, kuna ma ise pole seda analüüsi teinud ja neid inimesi üles otsinud, siis ma ei oska vastata sellele. Hästi, see ei olegi, oluline on lihtsalt see, et ma proovin mõelda, et teeme siukse rollimängu, et võtame, et mina olen näiteks selline, kui sulle sobib. Jah, palun. Et mina olen siis raha ärevuses pereema. Jah. Näiteks. Nii. Ma proovin nagu selle rolliga hakkama saada. Ja mul on nüüd see meeletu raha ärevuse, saabub kätte kus kõige olulisem masin kodumajapidamisest minu arvates on... Pesumasin. Just, pesumasin. Sest et kui pesumasin läheb katki ja sul on, ütleme, mul on siis näiteks 3 last, siis
2 päeva pärast on kriis umbes. Jah. Eriti kui mõni on veel väga väike, siis kriis võib-olla saabub juba varem. Jah, siis käed saavad kannatada. Sest et sa hakkad käsitsi pesema, mis võtab ära sult selle aja, mille saaks kulutada võib-olla raha teenimise peale. Hästi. Mis ma nüüd siis, kuidas sa mind, aita mind, et mul on pesumasin katki. Kõige lihtsam lahendus on nullintressiga laen, nagu see on aku, ega ma ei saa hakata ju endale ehitama mingit tohutut rahamugavust, kui mul pesumasin just katki läks. Aga siin peab vaatama nüüd etappidest ja kui sa räägid sellest, kus on juba nagu selline, kus inimesel ei ole üldse vahendeid, siis peab hakkama leiutama seda, midagi peab muutma, töökohta vahetama, raha peab hakkama kõrvale panema, sul ei ole muud varianti. Hästi. Eesti süsteemis, eriti teie inflatsiooniga, vaesus toodab vaesust. Ehk et meil on, piltlikult öeldes, ma olen alati öelnud, meil on selline nähtamatu vahe, kus kohas vaesed jäävad järjest vaesemaks, sellepärast, et nad ei saa hakkama asjadega. Kui nad jäävad maksetega võlgu, siis tulevad viivised, intressid, kohtutäiturid ja nii edasi, see kõik kasvatab nende vaesust. Ja siis on Allakäigutree on nagu libe nii-öelda, et hästi kiiresti saabub õnnetus. Et ühesõnaga minu roll nüüd, vabandust, ma sain sul põhimõttes võib-olla teised ei saanud, aga ma lihtsalt tulen oma rolli tagasi, mina 3 lapsega pereema, kelle pesumasin läks katki. Nüüd on variant see, et ma hakkan tohutusse allakäiguspiraali minema. See on see oht, eks ju. Jah. Et kas ma saaks niimoodi teha, et ma hakkan nüüd tegema valikuid, et siis ma saaks nagu kuidagi praktiliselt ja mõtlen, et järsku meid kuulab selline pereema nagu mina. Jah. No, sa näed väga hea välja selle pereema. Absoluutselt, et pereema nagu mina kuulab, selles mõttes, et mina olen muidugi mees, aga pereema on naine, aga võib-olla, ütleme siis ärme sellesse teemasse lasku, ja päev 0 nii-öelda, day 0. Ma olen elanud kuidagi midagi ära, mul on 3 last olnud, ma olen see pereema. Palgapäevast palgapäevani sisuliselt. Ja tööl käid. Ja justkui nagu midagi on olemas, aga samal ajal on tegelikult, ütleme, finantsiliselt kehvasti, eks. Kuu lõpus on alati makarone. Ja. Ma olen selles seisus. Meil on tegelikult väga palju selliseid perekondi. Ei, ma seda räägin. Ma ei mitte ilma naljatama. Lihtsalt edasi. Kõige odavam toit on makaron, on ju? No, jah. Tatar vahepeal, eks ju, aga kõige lihtsam, kõige odavam. Nii, aga nüüd ma olen päev 1. Pesumasin läks katki. Palgapäev. Sul ei ole varianti. Selles mõttes pesumasin 3 lapsega peab olema. Seal pead võtma... kui sa ütled, et see on kõrge mul sissemaksuraha ei ole, ma võtan 0 intressiga, lähen pesumasinat ostma. Yeah. Ega mul ei ole midagi muud. Ja ei olegi mitte midagi teha. Aga see situatsioon, see ei ole see, kus kohas olukord läheneb 1 päevaga. Siin on juba see aastaid, et sellest üldse välja... Lapsed on ammu suured. Ja suuremate lastega tulevad suuremad kulud ka. Ehk et kindlasti peab hakkama leidma mingit muid viisa. Kui on juba väga-väga kehvasti, siis kohaliku omavalitsuse poole, kes aitab, nõustab ja nii edasi. Aga selleks, et ise sellesse situatsiooni, kõigepealt on see, et tuleb vältida seda, et sellesse situatsiooni... Ei, aga ma juba olen. Juba varakult teed endale selgeks, milline see eluviis või elustiil, mida sa elada tahad, kui palju sa tahad, et sul oleks sellist rahalist seljatagust ja see peab omakorda kasvama. Aga siis, kui sa oled juba selles olukorras, siis nagu ma ütlesin, kohalik omavalitsus ja teine osa on siis koheselt juurde, et leida uued viisid, õppida juurde midagi, on keeruliselt 2 aastat, õppida juurde midagi, vahetada karjääri, toimetada edasi sellega, sest mitte keegi teine ei aita siin perefinantsidega, kui sa ise sinna rohkem ei panusta. Oota, kas nende pereemadel on nagu pere isa ka tavaliselt ja pigem on nagu see üksikema draama või? No ütleme niimoodi, et väga paljud pered ju ei ela enam selliselt koos, nagu ka peale lapse sündi võib-olla ongi lahku läinud ja meedias tänapäeval küsitakse ikkagi väga palju abi just selle poole pealt, et mida ma siis teen ja kuidas ma saan sellest olukorrast välja, eriti kui veel eksmees või laste isa on ka veel kiuslik või ei maksa alimente või midagi. Et see on see tänapäeva reaalsus, et see on nagu see mustem pool. Aga meil on väga palju võimalik enne lapsi juba ära teha. Ja see on see koht, kus kohas noored ütlevad, et ma tahaks elada täna, mitte tulevikus, aga tegelikult just täna ongi see, kus sa muudad ja määrad oma eluviisi. Ma nüüd kurvastusega nagu Merli pean ütlema sulle, et nüüd mina pereemana, keda ma siin nagu mängin, sa räägid, et rong on läinud, et oleks pidanud lapsena... Ei, ma ei ütle, et rong on läinud, ma ütlen seda, et kui sa tahad olukorda muuta, siis sul saavad olema väga rasked järgmised aastad sellest, et hakata enda nii-öelda seda allakäigu trepist ülespoole kõndima. Ei aru saadab, et väga rasked, aga siin nagu
no selles mõttes, et ega ma muidugi ei tea, kas kõik on kuulnud, aga ma olen aru saanud, et säästa, pane kõrvale kõik, noh, mida siis soovitatakse, eks ju, et sul oleks see reserv ja sa kasvatad reservi ja paned kõrvale, aga mis elus on? No aga me räägime täna kahest asjast. Üks on see, kus sa elad praegu ja eluviis, elustiil, mis sa endale saad lubada, kui sa tahad lubada seda. Teine asi on see, et mida sa tahad endale tulevikus. Ja meie tulevik, me kõigi tulevik on meie enda kätes ja selleks, et meie tulevik oleks parem, me peame natukene rohkem elama selles hetkes või mentaliteedis, et me peame tulevikuks ise valmistuma. No ma saan aru jah, aga ma tahan seal olevikus veel nüüd edasi olla. Nii. Et mina olen jõudnud sellesse kohutavasse olevikku, sest ma ei mõelnud minevikus tuleviku peale. Ja pesumasina draama on käes. Okei, ostan selle järelmaksuga, kalli viivisega ja intressiga pesumasina, millel on ilus reklaam ja ta töötab, eks ju. Ja ka see hetk nüüd muutis minu mõtlemist. Mis ma nüüd, töökoht mul on olemas, sellega on nagu hästi. Aga sa ütled, et mitu aastat peab, mul on lapsed, ma tahan käia, lapsed tahavad käia huviringides, seal on ju kõik sellised täiesti lootused olukord, ma ütleks. Ma ei Absoluutselt igale olukorrale on lahendus olemas, see ei ole lihtsalt lihtne, selles asi ongi. Ehk et esimene asi on muidugi vaadata üle, teha endale päriselt eelarve, see annab selge pildi ette, mis toimub sinu rahakotis, kuhu su raha kaob. Hakata vaatama otsa kõikidele nendele asjadele, kas neid asju päriselt on vaja, võib-olla annaks aset millegi muu. Söök, riided. Ja nii ongi. Ja võib-olla tulebki teha trenni arvelt see. Ega kas sa oled selle enda jaoks lahti mõelnud, et kas selles kaunis ajas, mis kestab aastaid, nii. See eelarves püsimise aeg, see piin, kõlab nagu piin. Kas selles on ka midagi ilusat? Aga palju hullem on tegelikult ju see, kui see olukord läheb edasi ja see rahaline ärevus või see kehv seis, see ainult ju kasvab. Okei, sina ütled, et rahaline ärevus versus 2 aastat või aastat. Oleneb kui ta läheb näiteks õppima midagi või siis suudab raha kokku hoida ja hakata mingid võlgnevusi kuskilt otsast ära likvideerima, kui need on juba tekkinud. Et see laenude võtmine on ka täpselt samamoodi, et see on ju ajutine olukorra lahendus, et me paneme korraks nagu ilusa kaane asjale peale, me ei näe seda probleemi rohkem, aga tegelikult see probleem ikkagi, mul on nagu pärmitaigen, kerkib edasi seal potis. Kunagi oli üks kinnisvaraarendus, ma jätkuvalt olen, kus siis müüdi maja ja turundussõnum, jube hea turundus oli, et sa nagu see maja, et su lapsed tahavad seal majas elada praegu, et sul ei ole 10 aastat kogud nagu, siis pole enam maja vaja. Me ei räägi. Ma proovin. Kodulaen on teine asi. Kodulaen, väikelaen on 2 täiesti erinevat asja. Kodulaen absoluutselt, sellepärast, et kuskil sa pead ju elama, et kas sa maksad sellest üüri või laenu, alguses võib-olla laenusumma suurem kui üüri oma, enamasti nii ta kipub olema, aga kui su laen läbi saab, siis see asi jääb sulle. Üüri puhul sa ju, jäädki üüriliseks. Arusaadav, et see on natukene teistsugune asi, et see kodu ja nii edasi, ise küsimus, kui hea kodu, eks ju. Et kas on see maja või on see korter ja mis linnaosas ja kõik need asjad. Aga ma ikkagi proovin ma mõtlen, et tegelikult mina olen tööalaselt kokku puutunud ja ka palju sellist näiteks pereemadega, eks ole. Et näiteks üüriturul vaikimisi tuleb pereema, eks ole, eriti kui ta on veel üksikema ja tuleb otsima, ükskõik mitu last, tal on korterid, ega keegi, müüa ju veel võib, aga üürida enamik omanikke, et kui see on, et see uskum, et ma tahan öelda, et see olukord on ikkagi nagu päris keeruline ja kui sa ütled, et nüüd kogu, et sul on nagu elu on kogu aeg siuke kurb, et kus siis leida rõõmu, kui pole raha? Lämme selle kogumise juurde. Kõigepealt tahan seda kogumise lõbu, räägi kogumise rõõmudest. Et kuidas on? Võib olla täiesti õudne, aga kogumine võib olla ka väga rõõmus. Sest et kuidas seda teha niimoodi, et see oleks emotsionaalselt kergem, et see ei tunduks poomisena, panna endale kokku, kõigepealt vaadata üldse ära see, et mis see siis on, mida ta osta tahab, kui palju see umbes maksab täna,
ja teha sellele kalkulatsioonid, vaadata ära, kui palju pank tahab, et oleks sellele sissemakset ja selliselt on meil olemas number, kuhu poole me hakkame liikuma. Kui nüüd number on olemas, siis see tuleb jupitada, et see ei tunduks nii suur ja kõik lisatulu, muidugi lisatulu peaks ka teenima, kui tahaks kiirendada seda asja ja vähendada kulusi, et jällegi, et kiirendada. Et kui sa suudad vähegi nagu seda etapiliseks jaotada ja see number ju järjest kasvab ja see peaks tekitama seda head tunnet, et kas ma päriselt saan sellega hakkama. See on ka täpselt samamoodi, kuidas mina tegin endama. Ma mõtlen see lisatulu ka, et seal on ka, ma ikka näen nagu seda mul kuidagi nagu võib-olla see on, et sa teed eelarve, eks ole, hakkad planeerima, teed rohkem tööd ja nii edasi, et see tundub nagu selline nagu vangla. Mis alternatiiv on? Te pead alati ütlema selle peale, kui sa seda ei tee, mis päris vangla veel hullem, kui see vangla. Päris see on mitte vangla, vaid sa oled siis seal juba selle trepi peal, juba jälle seal allpool otsas on ju. Et kui sa tahad sellest välja saada, kui sa tahad esimest kinnisvara saada, sul ei jää muud üle. Kui sa tahad saada sellest oravrattast välja, sa pead hakkama tegema lisasamme. Aga mulle tundub, et see tundub nagu päris kohutav. Et kuidas selles kohutavas olukorras, kui sa siis näiteks, ma räägin, kuidas see olukord kohutav on. Kohutav on see, et sa pead tegema eelarve, kas sa kuu lõpus saad osta. Miks eelarve kohutav on? Eelarve pole kohutav, aga sa ütled, kas ma tahan tulevikus saada korterit. Ma teen eelarve, et ma tahan tulevikus saada vorsti näiteks kuu lõpus. Ja siis nagu, mitu viilu saan ja see ei ole, kuu lõpus tahad vorsti saada. Päris inimese päris kogemustest räägin. Mina olen ka päris inimene päris kogemus. Ma olen näinud väga siigindad inimesi nagu sina, hästi vähe, aga mõningaid olen näinud. Et minu arvates põhiprobleem ongi see, et juba minu arvates põhiprobleem ongi, et sinna nii raske on seda teha. Raske on seda teha sellepärast, et kõigepealt sa teed eelarve ja siis sa pead hakkama seda veel jälgima ka. Aga just selles asi ongi, et vali oma raske, kumba rasket sa tahad. Aga see on hea mõte, vali oma raske. Kas sa tahad valida seda rasket, et sa tegeled selle eelarvega, jälgid numbrid, tood lisatulu koju, kulutad oma aega selle jaoks, et saada paremat elu, või sa valid selle raske, kus kohas sa tead, et sul on teadmatus, et sul ei ole seda kindlat sihti tulevikus, sa ei tea, mis sust edasi saab, kui see konkreetne üürilandja näiteks, kus sa saad väga hea üüriga, ütleb, et sorry, ma tahan selle korteri maha müüa, lööd KV lahti ja vaatad, selliseid summasid ma küll ei suuda maksta kuidagi. Ei, muidugi ma tahaks ka ju müüa. Mul hea meelega müüksin sellele entusiastikule pereemale plaani, eks ole, et sa saad ühel päeval lisaks vorstile, mida sa nüüd varsti lubada saad endale eelarvele, et saad ka korteri osta, eks ole. Aga siis ta mõtleb, et issand, mis elus on. Lapsi ma enam ei näe, ma käin õhtul lisatööl, eks ole. Süüa mul ei ole, sest et ma panen kõik vorstiviilud eurodeks. Ja nagu, aga see ongi mõtluse küsimus, sellepärast, et ma tahan seda ja kui sa täna näed vaeva, siis sellisel juhul sa saad oma lapse saata klassiekskursioonile. No nii. Aga kui sa täna vaeva ei näe, siis sellisel juhul sa ei saa lapsele lubada neid ekstra asju, mis tulevad siis. Laps kannatagu koos minuga kõik need aastad, kui mina otsustasin rahatargaks hakata. Väga tahaks nii ei mõtle. Ei, ma praegu tekib see mõte, et kõigepealt mul lapsega side, ma olen õhtul tööle kogu aeg, teen seda lisatööd. Lapsega ma koos ei ole pereema, laps on siis, ma ei tea, isaga võib-olla või ma ei tea, või oma ette, eks ole. Ja ma arvan, et päriselt inimesed ongi selles olukorras, nad jäävad lisatööle, neil pole eelarvet ja nad ikka ei saa seda korterit osta. Et see võib nagu niimoodi minna, et ma saan aru, et kõik on nagu mõtlemises kinni, aga ma mõtlen, kuidas see võiks nagu lõbus olla, et kuidas see võiks nagu tore olla, et see on minu arust nagu, kui inimesed teaks, et see on, see jutus kõlab läbi, et see on raske, aga kui see oleks kerge, kõik teeksid seda ju. Ja siis ei oleks meil seda probleemi üldse. Aga kuidas me siis saaksime teha nii, et inimesed mõtleksid, et see on kerge? Ja siit tulebki see sama, et sa pead enda jaoks lahti selgitama selle, et miks sa seda teed, mis see sulle annab ja mis on alternatiiv, kui sa ei tee seda. Ja seda mitte ainult nagu tänases vaatevinklis, vaid keri 5 aastat edasi. Vaata, kus kohas oled sina sellel hetkel, kus kohas on laps, kui sa teed seda asja. Ja kui ei ole, või kui ei tee, et kus kohas te siis olete. Et mis on see hüpoteetiline tulevik, mida me tahame endale luua? Ei, aga räägime ikkagi nagu lihtsamalt selles mõttes, et visioonidest ja plaanidest. Ma ütlen, kui tavaline inimene saab inspiratsiooni televiisori reklaamist või TikTokist sealt, et nullintressiga osta see, ta saab hetke emotsiooni, positiivse laksu, dopamiimi,
kõik mõnud, eks ole, et nii ma ostsin, näed, tuju on nüüd hea, ostsin midagi, ostsin sedagi, ostsin todagi, ostsin hästi palju mõttetud asju, korterit ei ole, aga hetkel on tuju hea. Et nüüd on, et kuidas see kõik see nii-öelda enda, kuidas helge tulevik teha nii-öelda toredaks, nagu täna mõeldes? Kas selleks on ka mingi süsteem? No siin ma juba ütleks, et ära osta neid asju ja leia endale teine viis, kuidas sa saad dopamiini. Just, väga palju erinevaid asju, mida on võimalik teha tasuta. Iga päikeseloeng on tasuta. See oli hea. Loojang on tasuta. Ma mõtlen, kui me täna võtame selle teema kokku, siis ma tahaks ju lõpus öelda, et see oli üks parim, iga päikeseloeng tasuta, see on väga ilusasti öeldud. Ei, see on päriselt, et mine metsa jalutama, meil on matkarajad, meil on... Aga ütleme niimoodi, kui kõige rohkem mina kõige rohkem tahaksingi kõnetada nooremaid. Just sellepärast, et esiteks rahatarkust hakatakse meil alles täna koolis õpetama. See on täiesti müstika, sellepärast, et see on nii elementaarne osa meie elus. Meil on väga palju erinevaid rolle, kuidas inimesed rahaga käituvad. Me võime neid nimetada brändisaadikuks või siis minimalist on jällegi keegi, kes üldse ei kuluta või siis keegi, kes käib kogu aeg reisil. Et meil on need kuluartiklid, mida iga üks valib endale ja mis on see, mis toob meile selle dopamiini. Just. Nii. Aga... Oota, ma nüüd kuulajale ütles, et dopamiin on rõõmu asi. Yeah. Et toob rõõmu, ütleme. Toob rõõmu. Rõõmuhormoon, et see on see, et milles sa rõõmu tunned. Just. Inimesed tunnevad erinevatest asjadest rõõmu. Sina tahaksid, et inimesed õpiks juba noores peast rõõmu tundma, mitte ei elaks vanaks ja siis... Ja, ma tahan öelda seda, et raha kulutamine on ainult üks viisidest, kuidas saab rõõmu tunda endale. Aga nii saab kõige odavamalt, ei ole nii või? Ei ole ju kõige odavamalt, see on kõige kallim viis. Kuidas nii? Sellepärast, et sa kulutad konkreetselt raha, mida sul võib vaja minna hoopis tõesti teise asja jaoks. Päris asja jaoks, mis sinu elustiili ja kõike mõjutab. Ei no jaa, aga lähed ostad mingi asja. Nii. No, ma ei tea, pudeli veini näiteks. Kohe tuleb rõõm ju. Nii. Pudel šokolaadi tuleb rõõm. Nii. Väikse loojang on palju harvem kui šokolaad poes. Aga ma ütleks seda, et hea sõber on parem kui hea vein. Et ühesõnaga, kui mõistlik oleks, kas seda nii-öelda eelarvet saab teha koos sõbraga, oled seda... Jaa, kogumismängu saab ka koos sõbraga teha. Mis asi on kogumismäng? Kogumismäng on, ütleme, neid mänge on väga palju erinevaid. Ma toon ühe näite, mis siin kõige rohkem ringles mingil hetkel, on see, kus kohas iga nädal pead panema ühe summa kõrvale, aga mis summa see on siis summa siis vahemikus 1–52. Ehk siis meil on aastas 52 nädalat, võtad paberilipikud, kirjutad iga lipiku peale ühe numbri kuni selles vahemikus ja siis iga nädal võtad sealt ühe numbri ja selle summa pead kõrvale panema. Aga kui ei ole, et siis võtad nagu kiirlaenu? Ei võta kiirlaenu, vaid võtad nuputama, kuidas saada lisatulu, et sa saaksid selle mängu kaasa teha. Okei, et sa pead olema siuke nuputajaga hästi, see on hea mõte, selline mäng. Aga kui see on kerge, siis sellisel juhul tuubeldada neid numbreid. Võib-olla 2-kordselt, võib-olla 3-kordselt. Mis see tuubeldamine on mitmekordist? Jah, et kui näiteks kõige suurem summa nädala mängus on 52 € ühes nädalas, siis see võib ju olla 104 või siis 156, et tuubeldada see või mitmekordistada, kui see tundub nagu juba väga kerge. Ühesõnaga, ma saan praegu arvata, saab nõus, et see nii-öelda eelarve tegemine ja raha, see võib olla ka lõbus, aga tuleb natuke välja mõelda, kuidas lõbus oleks. Et see on see, mida sa ka nii-öelda oma nendes kanalites inimestele räägid, et kuidas see lõbus oleks, et see ei ole, mul ei algul mulje, et see on nii kurb, aga ma saan aru, et see võib olla ka lõbus. Aga kui sa oskad ette kujutada, sa lood endale vaimusilmas, sul ei ole täna mitte midagi, sul ei ole kinnisvara, sul ei ole ühtegi investeerimisportfelli, sul ei ole... Mul on katkine pesumasin, aga no jah. Siis sellisel juhul, start tulebki sellest, et sa pead aru saama, mis peab olema see, mis muutub. Ehk et me täna tahame kulutada seda kõige kallimat raha, seda raha, mis me saame brutopalgast. Ehk siis meie enda kulutatud aeg, töö ja tasu, mis me sellest saame, see on kõige kallim raha üldse. Kui nüüd natukene kaugemale vaadata, siis palju odavam raha on see, mida me saame juba intressituludest kuskilt. Ja seda kulutada on hoopis teine tunne. Kõige hullem on veel, et tavaline inimene isegi
mõttes või brutopalgast ta kätte saab ju lausa netopalga, No, veel vähem. seda küll, jah. Et aga see, ühesõnaga me see täiskust asi on nagu selge, et ega me siin ära ei õpeta, et tegelikult me saame nagu kokku võtta selle niimoodi, et päikeseloojang on tasuta, eks ole, mul mis olid toredad mõtted, siis eelarve võib olla ka lõbus, Kogumine võib olla. kogumine võib olla lõbus ja et elus rõõmud ei pruugi tähendada raha. Ei. Just, aga nüüd võtame nüüd teise teema, kui sobib sulle, sest see on pilt selge kõik ja kui keegi ei saanud aru, siis Merli käest, Merli kanalitest leiab sind üles igalt poolt, eks Ja, on aru. Instas toimetan rohkem Assa Naela nimel. Instagramis on Assa Nael, väga lahe nimi. Aga lapsed, sa tahtsid rääkida lastest, et räägime natukene veel lastest ka, et need siis, kes on siis alles, et ei peakski tulema seda pesumasina jama, eks ole. Et mis sa siis lastele soovitad, et kuidas need lapsed siis, minul on ka lapsed, et mis ma peaksin, Sinu lapsed koguvad raha? Oleneb, mõned koguvad, mõned ei kogu. Millest see oleneb? Minule tundub, et lapsed on lihtsalt erinevad. Ongi erinevad. Aga millest tuleb see, et ühel on rahahuvi, teisel ei ole rahahuvi? Mina arvan, mis mina arvan? Mina arvan kusjuures seda, et huvitaval kombel keskkond on ju täiesti sama. Kusjuures ma vaatan ka enda lapse peale. Mul on ka vend, eks ole. Ühel on rahahuvi, teisel ei ole rahahuvi. Et minu vanemad, mind pidasid rahahuviliseks. Et see on see koguja. Ja, see väga oleneb. Ja, aga teised ei olnud sama keskkond, samad vanemad, sama seltskonda. Millest see siis oleneb? Mina vist ei tea. No siin kõlab nüüd, siin oleks nüüd hea natuke rääkida enda eellugu. Et mina tulen vaesest perekonnast ja ma nägin meeletult vaeva, et ennast sellest nii-öelda supist siis välja süüa. Ma olin 12-aastane, see oli minuks hästi oluline see daatum ja täna ma näen ka seda, et 12-aastaste juures toimub see murrang. Ehk et ma olin 12-aastane, kui ma sain aru sellest, et meie peres on asjad väga teistmoodi kui teistel. Ja ma sain aru, et meil... Teised olid siis rikkamad? Ma ütleks küll, et ma ei teadnud ühtegi perekonda, kes oleks nii vaene olnud, sest et minul ei olnud ühtegi õiges suuruses riideset. Jalanõud olid mul alati suuremad, püksid oli... Merli tohutu eelis, ma segan, et mina tunnen õige mitut rikast inimest, väga rikast inimest ja nemad alustasid sealt, kus sina. Poleks nad nii vaesed olnud, nad poleks ühesõnaga, sa olid tohutult hea stardipositsiooni, päris aus. Ei, tõsiselt. Ma tean, oli üks kastekodu laps, kes on saanud väga jõukaks ja nõnda need... Sest sa tead, kus kohas sa olla ei taha. See on see ainult kangelased. Väga motiveeritud, et sina oled tulnud ka sealt, kus sa oled väga motiveeritud, aga sul on õdesid ja vendi ka. Mul on 5 venda. Nii, ja need 5 venda siis samamoodi 12-aastaselt nagu... Ei, me isegi ei rääkinud sellest selliselt, sest et mina sattusin raamatukokku teise asjaga, aga siis ma ühel hetkel, ma olin hästi arglik laps, ma natuke olnud seda arglikkust on tänasel päeval ka ikka säilinud, aga tol hetkel ma raamatupidaja tädi käest küsisin, et miks on nii? Raamatukogu tädi. Raamatukogu, minu jaoks on Eesti tähtsa raamatukogu tädi. Minul oli ka raamatukogu tädi tähtis. Vaata, me saame sellest pikalt pärast rääkida. Praegu me jääme lühidalt rääkima. Ja, aga kui ma tema käest küsisin seda, et miks on see nii, et osad on rikkamad ja teised on vaesemad, siis ta ütles, ta ei oska mulle vastata seda, aga ta lükkas mind rahatarkuse raamatute juurde. Ja nüüd kujutad ette 12-aastast, kes sajandi vahetusel siis proovis rahatarkuse raamatutest aru saada, mida meil ei olnud, tegelikult ei olnud see noortele kui selliselt üldse mitte midagi suunatud. Mis seal oli siis rikas isa ja vaanisa? Ei olnud seda ka. Seda ka ju? Ei, ma lugesin, aga sealt edasi. Ma läksin samal aastal tööle ja peale seda mul ongi olnud kogu aeg 2-5 töökohta. Just selle mõttega, et ma tean, et ma ei taha olla selles punktis, ma ei taha, et mu lapsed söövad halvaks läinud vorsti või midagi lihtsalt sellepärast, et kõhus oleks toit. Aga oota, aga sina, ma pean, sul on nii pikk põnev lugu, et aga... Ja, ma jõuan, ma kohe jõuan noorteni. Ja sealt ma tegelikult jõuangi noorteni. Sest, et kui ma esimese korteri endal kätte sain, siis me nägime tohutult vaeva ja võtsime sõprades laenu, kõike muud, et nagu seda, või enda esimese kodu, praegust kodu. Siis me võtsime sõprades laenu, et saaks selle sissemakse ja kõik muu ära teha, ma otsustasin, minu lapsed seda tegema ei pea. Seega meil sündis kohe ka selline investeerimisplaan, et ma tahan, et igal lapsel oleks oma korter. Kui nad kunagi siis nii-öelda täisealiseks saavad. Aga me ei anna seda korterit neile kätte niisama,
vaid et me tahame olla veendunud selles, et nad saavad aru sellest rahamaailmast ja sellest tööst ja vaevast, mis me teinud oleme. Seega sain ma endale kohe teise ülesande õpetada laste rahatarkust ja ma alustasin enda laste pealt ja see asi on nüüd sujuvalt edasi liikunud. Et ühesõnaga, sul on mingid süsteemid, asjad, sa võtsid kaasa ka midagi, mis ka rahatarkusega. Jaa, ma võtsin. Näite, et siin me jõuame nagu selle nii-öelda sissejuhatuse laste rahatarkusesse veel täna täitsa nagu vali oma värv. Vaata kui ilus. Ei no absoluutselt, et selles mõttes, et assa laps. Yeah. See assa on nii armas, see on nagu selles mõttes sükene ühend, et siin on siis selline süsteem, et mida siis laps saab rahamärkmik, eks ole. Ja see on... Ja kas kui ma seda siit niimoodi näitan, et sinna saad ka need valida endale, sul on süke enda asi, näed jõulukingi võimalus. Ja siis, kui lapse panen, kui sa tahad jõuludeks endale kingituse teha, siis kingi lapsele see raamat, et see on õige reklaam. No jah, ütleme niimoodi, et see märkmik üksi lapsel tõenäoliselt ei tööta, et siin on ikkagi lapsevanema abi vaja juurde. Ja see märkmik aitab vanematel õpetada lapsele seda ühte raharingi. Ehk et kui on mingisugune unistus, mida laps tahab osta, kuidas ta siis selle jaoks teenib ja kogub ja siin on 2 erinevat kogumismängu sees. Et see annab võimaluse vanemal justkui nagu ette näidata, et milline see raharing päriselt ka toimub pere. Ja mis asi on veel, võtame veel ühe mõiste seleta täna veel ära. Mis asi on raharing? Ma olen kuulnud pakendiringlusest, et kas see on midagi sama? No raharing, mina nimet, ma ei tea, kas see on ametlik mõiste, aga mina kasutan. See on sinu mõiste. Ja, aga raharing kui selline on nii-öelda siis start sellest, et kui ma kujutan ette, et ma midagi endale tahan, siis kuidas see asi päriselt minuni jõuab. See raharing on hästi lühikene, kui sa lähed otse poodi või sa näed, nagu poes tekib mõte, et ma tahan seda ja ma ostan selle ära ja see läheb koju. Mõne asjaga nii on. Aga me räägime sellest, mis on nagu suurem unistus, millegi jaoks, midagi, mille jaoks oled valmis vaeva nägema ekstra. Ehk siis raha koguma, planeerima, eelarvestama ja nii edasi. See on siis raharing, kuidas sa päriselt lõpuks selle asja kätte saad. Niimoodi, et sa oled ekstra selleks vaeva nägema. See on siis selline süsteem. Jah. Vaat, kui äge. Tead, aga nüüd selle mõttega võib-olla ongi, et nüüd inimene saab ise uurida edasi, mis on raharing. Ja selle mõttega me täna panemegi selle nii-öelda saate lukku, aga võtame veel, mis me siis nagu õppisime. Põhiliselt me õppisime seda, et tuleb rohkem uurida, mida sa seal Instagramis teed, eks ju. Et see on nagu väike sissejuhatus rahalisse mugavusse, jah? Ja minu kanalil on muidugi teisi asju ka veel seal juures, et see emade vaimne tervis ja see enda eest hoolitsemine ja see kogu see lapsevanemlus juures. Aga kui ma saaksin, siis ma tahaksin, et jääks kõlama see lause, et kui meie ei õpeta oma lapsi rahatargaks, siis õpetab seda ühiskond ja see, mis ühiskond õpetab, ei pruugi meile meeldida. Ehk siis see mõte, mis me siit nüüd kaasa võtame, et kui meie ei õpeta oma lapsi rahatargaks, siis võib-olla ühiskond teeb seda halvasti. Võib-olla. Just. No aga täname kõiki vaatajaid, et meiega oli siis Merli ja Assa Nael. On tema sükene varjunimi Instagramis ja mina olen Rainer Olgo kinnisvarast, et meil on ka selline O-ringal. Aitäh kuulamast ja kõik ilusat. Aitäh sulle ka. Aitäh. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.